Naistel soovitatakse sageli teha vaagnapõhjalihaste pingutusi igal pool ja igal ajal. Igal pool ja igal ajal. Igal pool ja igal ajal. Miks selline soovitus kõikidele ei sobi ja mõnel juhul koguni kahjulik võib olla, räägin kohe lähemalt. Olen Katri Ristal, olen vaagnapõhja füsioterapeut. Esiteks peaksid sa teadma, millises toonuses on sinu vaagnapõhjalihased. Laias laastus võib öelda, et vaagnapõhjalihased võivad olla siis kas pigem pinges või pigem nõrgad. Kui sinu vaagnapõhjalihased on pigem nõrgad, siis on nende pingutamine vägagi omal kohal, aga kui vaagnapõhjalihased on pinges, siis ei ole nende pingutamine treenimisel esimene valik. Vaagnapõhjalihaseid saab hinnata vaagnapõhja füsioterapeut. Soovitan tema poole pöörduda. Küll aga olen ma teinud ühe väikese või koostanud väikese testikese, mille abil sa saad ise kodus hinnata või anda sellise esmase hinnangu, millises toonuses sinu lihased on ja saad ka esmased soovitused, millele treenimisel tähelepanu pöörata. Selle testikese leiad sa siit samast video juurest. Samuti on treenimisel oluline sellele keskenduda. Ehk et kui sa treenid vaagnapõhjalihaseid, siis sa treenidki vaagnapõhjalihaseid, mitte sa ei kasuta abilihastena kõhulihaseid, tuharalihaseid, reielihaseid, varbaid, võib-olla lõualuid. Miks see on oluline, sest kui sa ei tee korrektselt trenni, siis sa lihtsalt raiskad oma aega ja korrektne pingutus tähendab ka seda, et sa tegelikult tead, miks ja mida sa teed. Kolmandaks on äärmiselt oluline vaagnapõhjalihaste treenimisel jälgida oma hingamisrütmi. Ehk et vaagnapõhjalihased kuuluvad meie kehas hingamisliini ja hingamisliini siis kuuluvad hingamislihased, mis asuvad siin ranglu juures, siis diafragma, mis asub kopsude all ja samuti siis vaagnapõhjalihased, mis hoiavad meie keha siis altpoolt niimoodi, annavad nagu põhja meie kehale. Ja kõik need lihased liiguvad hingamise rütmis. Kui sa hingad sisse, siis nad liiguvad pisut allapoole, kui sa hingad välja, liiguvad nad pisut ülespoole. See on nüüd üks oluline põhjus, miks vaagnapõhjalihaseid treenides tuleks neid alati pingutada välja hingamise ajal. Samuti kui sa mõtled, siis sinu aevastus, köhatus, naerupahvak alati toimub välja hingamisel ja need sageli on just need situatsioonid, kui naised kogevad uriinilekkeid. Sellega selline väike kokkuvõte, miks, millal ja kuidas vaagnapõhjalihaseid treenida. Kui sa soovid rohkem informatsiooni, võta minuga palun ühendust. Koduleht on mul heaolukliinik.ee.